Ja siin Tartu motonäitusel kindlasti astume kõigepealt sisse CF Moto boksi, kus muu hulgas näha on ka kontsept ATV-d. Milline see välja näeb ja mida ta oskab, sellest kindlasti selles lõigus räägime, aga loomulikult räägime ja vaatame üle ka kogu CF Moto valiku. CF Moto on aastatepikkuse tööga suutnud eriti just ATV-de turul saavutada vaieldamatu liidripositsiooni ja seda mitte ainult siin Eestis, aga kogu Baltikumis. Mudelite valik on nii suur ja mitmekesine, et midagi vastu panna on teistel keeruline. UTV pool on väga suuresti meil siis arenenud, ehk siis meil on väga populaarne elektri UTV. Meil on uus 3-silindriline juba nüüd mõnda aega, siis veidi üle poole aasta turul olnud 3-silindrilise mootoriga UTV, mis on ülipopulaarne, väga hästi vastu võetud turu poolt. CF Moto siis võib-olla uudisteks või viimase perioodi uudiseks on see, et CF Moto on toonud endale välja ka siis tütarbrändi ja tütarbrändi alt nimi on Koes ja see on siis mudelid, mis on natukene võib-olla lihtsamad. Selle võrraga saab neid natukene soodsamalt endale soetada, aga CF Moto brändina siis hakkab järjest rohkem kasutama rohkemaid funktsioone, rohkemat ja sükest innovatiivsemat varustust ja seetõttu võib-olla ta hinnaklassilt läheb mõnevõrra kallimaks, aga et jah, mitte seda alumist otsa siis ära kaotada, siis see tuuakse paralleelselt koos välja ja need on siis kaks erinevat taset. Messi üks värvikumaid näited tuleb aga ATV-de kontseptmudeli näol. Tundub, et see masin oskab juba kõike. Kontseptide mõte on ju see, et tuua tähelepanu mingile konkreetsele mudelile või siis brändile. Ja kontseptmudelitele pannakse alati juurde ja keeratakse vinti mõnevõrra ka üle, et antud juhul siis on lausa tagaratta keeramine ja saab siis keerata teda paralleelselt või siis vastupidi, ehk siis seda pöörderaadiust muuta või siis sealt porist välja sõita külge ees näiteks on ju. Siia on pandud muudetava clearance'iga amortisaatorid, ehk siis elektriliselt saad juhtida üles ja alla on ju. Näiteks kas või 2026 jaanuarikuus registreeriti Maanteeametis 239 ATV-d üldse kokku ja CF Motot seal vist mõni number alla 150. Et ilmselgelt näitab see seda, et CF Moto on äärmiselt populaarne, aga näitab ka seda, et ATV on äärmiselt vajalik. CF Moto motoratta pool on aga vähe uuem, aga juba ollakse ka Eestis selles osas liider. 2025 oli mootorratastele ka väga edukas aasta. CF Moto tõusis tegelikult number 1 brändiks, enim müüduid mootorrattaid siis ja samas saime ka siis enim müüduima mootorratta tiitli oma 450 MT mudeliga, eks ju. Aga selles suhtes jah, et hoogi rauge. Meil on nüüd selleks aastaks on 2 uut mudelit, täiesti uut mudelit, selles suhtes ei ole mingisugune lihtsalt väike värvivahetus. Räägime siis 1000 MTX-ist, mis on, ütleme siis järglane 800 MTX-ile. See masin väga palju lisasid, alustades juba reffidest, mis on siis Pirellid, Brembo pidurid, uus ekraan, tähendab, et täitsa uut süsteemi, seal display sees ka. Istme ja kätte soojendused, kõik need on nii-öelda baasvarustuses juba sees. Teise mudelina, mis meil tulemas on siuke odavama otsa masin võib-olla või taskukohasem, on 250 dual, sobib A2 kategooria sõitjale ja ka sealt edasi tegelikult kutsume teda hellitavalt suvila motikaks. Hästi lihtne kasutada, ta on nagu baasvarustuses on juba värviline display, tal on ABS, et oleks turvaline sõita. Väga lihtne juhtida, ta kaalub kõigest 150 kilo. Ütleme, ta ergonoomika on selline, et istumisasend seal peal on mugav, 6 käiguga, ehk siis tegelikult isegi, kes elab linnapiirist natuke väljas, kannatab väga ilusti temaga ka koju ja töö vahelt käia. Nagu aimu saate on mootorrataste varustus ja juhiabisüsteemid muutunud väga mitmekesiseks. Väga kuum, isegi öelda, kui mitte number 1. Ja seal peab tegema täna päris tõsiseid ponnistusi selleks, et keegi nagu tõsiselt võtaks. Ja CF Moto on selle koha pealt nagu ülihästi hakkama saanud. Turg on võetud kuulda, tootja teab, et tarbijad eelistavad masinad, millel on, ütleme siis, tuntud brändide osad küljes. Need Brembod ja Pirelli rehvid aga samas tarbija tahab ka mugavalt sõita. Ja sealjuures on nagu oluline, et ei taha liiga palju ka maksta. Ehk siis CF Moto leidnud siukse kuldse keste täna
kus sul on väga palju jõudu rattal, väga palju mugavusi, samal ajal ei hakka nagu rahakoti pihta ka nii võimsalt võib-olla, kui varem mingite teiste brändide puhul on olnud. Mudeleid CF Moto valikus on väga palju, seda nii väga noortele ja lastele kui ka juba kogenud sõitjateni välja. Kellel huvi rattaid proovida, siis jälgige CF Moto sotsiaalmeediakanaleid, siis saate teada, kus on seda võimalik teha. Demopäevad on tulekul.